Väga tihti me jõuame ju selle suure muutuseni või selleni, et me oleme oma enda südame soovide vastu ausad alles siis, kui on juba väga-väga kriitiline meil olukord, kas tervisega või vaimselt tegelikult, või vaimne või füüsiliselt siis tervisega. Et ma arvan, miks see paus on korraks nagu vajalik, et mina olen hästi suur pausi pooldaja. Ma olen ühe trennitend, kus on paus kui kõige edasi viivam jõud. Ja just sellepärast, et sa korraks ja tegelikult võtaksid aja maha ja sa mõtleksid, et aga mis on see, mis ma olen ammu unistanud. Ma olen kõigile hästi suurelt välja andnud, et see aasta on minu unistuste aasta, et ma lihtsalt viin neid unistusi ellu. Ja ma täna just hommikul mõtlesin, et miks ma seda üldse mõtlesin see aasta, sellepärast, et mida rohkem ju sa vaatad ümberringi, mida vanemaks me saame, seda rohkem sa mõtled, kuhu ma lükkan neid unistusi, et millest me täpselt räägime. Neid ei ole mitte kuhugi lükata ja mitte morbiidsena kõlades, siis nii on lihtsalt. Ja see paus võib-olla annab nagu selle tunde, et korraks sa mõtled, et äkki ma nüüd korraks tõesti kuulen, mida mul on vaja. Ja ma olen nii palju olnud selles hetkes ja ma arvan, et meie kuulajad tunnevad täiesti ära, et ma olen ise ennast oksele, sellepärast, et ma olen nii palju mõelnud, ma tahan muutust ja ma ei tee, sest see sündmus on tulemas ja ma pidin ju sellega kokku saama ja ma ei saa ju tollele ära ütelda ja ma pidin neid tööasju tegema. Kuni mina olen jõudnud näiteks selle hetkeni, kus ma olen mõelnudki, et ma ütlen kõigile, et kõik, ma nüüd olen eemal mõnda aega ja ma nagu alustan nullist, et see ei pea olema alati nii äärmuslik, sellepärast on ka võib-olla neid pause vaja, et korraks üle vaadata, mida ma vajan. Et võib-olla ma vajan näiteks 6 aega sellist restarti, et ma hakkan endast hoolitsema, võtan mingi paar asja, teen iga päev ja sul on selleks vaja aega ja selleks ruumi. Enamus, ma arvan, me jookseme selle pärast kokku tegelikult, et meil on liiga palju asju elus. Meil on liiga palju, me tahame elada 5 stsenaariumit paralleelselt, aga see ei ole võimalik. See on ka mingine koht, ma arvan, kuhu mingit peab jõudma ja ma kuulen hästi palju tegelikult inimesi, et ma lähen sinna ja need on jumala toredad asjad kõik, aga tegelikult on lõpuks nii, et ta ei naudi mitte midagi. Ja siis ma mõtlen, et aga mõtled, kas ta ise ei kuule, et ta räägib kogu aeg seda samast ja ma olen ise täpselt samasugune olnud. Mina olen jõudnud tänaseks hetke, ma arvan, kus ma olen aru saanud, et mõned perioodid elus ongi nii, et sa võtad aja maha ja sa hakkad endast uuesti hoolitsema. Et kui see motivatsioon on väga nagu käest ära läinud, siis mina soovitaksin seda, et jah, sa teavitad oma lähedasi ja hakkad otsast pihta, hakkad nokitsema vaikselt, nagu uuesti õpiksid põhimõtteliselt asju tegema.